aga siis on jäänud veel kokkuvõtted ettevalmistusprotsessist. Nii, opadi. Teeme siis väikse kokkuvõtte tuule tegemise võimalustest. Kokku sai 3 meetodi: nõgese rullimine, läks käima. Siis vibupuur. Ja käsipuur. Olemas. Opadi. Need on teil nähtud ja siia videosse ma panen lisaks veel üles paar tükki nüüd juurde veel võimalusi. Aga võtame siis kiirelt kokku. Nõgese rullimine toimib, suhteliselt kindel, et toimib, aga eeldab, et kuiva ilma, et saaks nõges ära kuivatada. Et niiski ilmaga, märja ilmaga on keeruline. Et nõges peab 1 tunnike 2 saama kuivada, enne kui saab teda rullima hakata. Saab ka rullimisega teda kuivatada, aga päris märjana seda ikka teha ei saa. Eelkuivatamine. Siis see valik 1 ei oleks, aga tore selline võimalus teadmine, et ilma midagi ehitamata lihtsalt nõgesest ja paari roikaga saab teha. Vibupuur, vana hea kindel asi. Iga ilmaga, vihmas, tuules, lumes, ise kontrollid kogu protseduuri, surve tugevust, kiirust, kui näed, kuidas puru tekib, super asi. Super lihtne ka, et noaga ja tõesti iga ilmaga. Ja käsipuur ka väga äge asi. Mõnusalt toimib, võtab küll lihased läbi, ei ole harjunud. Kui kogu aeg teeks, siis ilmselt tekiks siia mingisugune erilised väiksed lihased, mis seda tööd ka hästi teevad. Aga jällegi materjali valik on nõudlikum kui vibupuuril kõvasti, sest ülevalt vajutada peale survet väga palju kätega niimoodi ei saa. Käed libisevad alla mööda seda pulka. Nii et ikkagi vibupuur praegu võidab. Ja lisaks panen siia juurde siis nüüd veel tule löömine rauast ehk flint and steel, kivi ja rauaga sädeme löömine. Vaadake see ära. Ja kivi muide, kivid on siin mõned videod tagasi, kui ma Purekaril telkisin perega, et sealt korjatud kivid ja nendest samadest lööngi tuld. Nii, meil on siin Sarklauf ehk sööstatud kangas. See võib ka olla sööstatud mädapuu. Ja siis on meil siin üks selline metallitükk. On näha või? Ja nüüd proovime siis neid kive, kuidas need siia sõdet annavad. Annab küll, aga ei lähe käima. Nii, õige pisike tükike ja õõgub. Ja seda saab nüüd nagu linnupessa panna, on ju. Ja õõgub terve see kangas ära meil, kui me seda siit ei eemalda nüüd. Võtame siit uue kanga, selle natuke eemale. Las tossab siin. Ja paneme siit ka. Nii, seda on vaja pihta saada siin. Teie poolt, siis on parem näha. No läheb, aga vist on liiga jahedad, ei lähe käima. Nii läks. Ja jälle läheb linnupessa ja valmis. Ei ole kõige paremad kivid. Mingisugused suht suvalised mere äärest. No läks. Ja
siis teine meetod on see vibupump või sihuke mehaaniline pumpamisega. Väga äge asi, äge rullik, aga ei ole üldse nii hea kui vibupuur, sellepärast et ise sinna paku alla ei näe. Noh, kohe saate vaadata videot, ise ei näe paku alla, mis puru seal on, jõudu ülevalt peale lükata rohkem ei saa, kui see paku kaal on, et ei ole nii kontrollitav aga selline samas füüsiliselt hästi lihtne, et kui pumpad nagu autokummi, natuke kergem isegi. Opadii! Meil on veel ka selline tulepuurimis komplekt ehk siis pumppuur või kuidas seda nimetatakse. Vaatan, kuidas see töötab. Lihtsalt üks pakk on ära lõhestatud ja süvend tehtud, et see puurimispulk läbi panna ja siis nööridega kokku seotud. Ja siin on selline spinner auguga, mis hakkab siis keerlemist tootma. Vaatan korra. Pump, tulepump või puur või ühesõnaga mehaaniline mootoriga. Tore purr. Nii, pumppuuriga ka tuli üles pumbatud, aga väga vilets. Masin ei näe sinna alla, missugune puru tekib, ei saa survet muuta. Aga töötab. Minu arust läks kauem, kuskil 2 minutit. Vibuga läheb minut sama pumpelektiga. Selline aparaat. Ja siis paneme veel vati juurdumise ka siia lisaks juurde, et see küsimus käis korra läbi. Vati ja tuhaga on ülilihtne. Pingi peale tuhka ja kosmeetikavatid ja proovime selle ka siis ära rullida, vaadake siis kaua läheb. Nii, rullin selle vati samamoodi nagu nõgese rullisin tugevalt kokku kõigepealt. Nii. Hopsti, oi. Nii, kuumust on kõvasti. Kohe vaatame, peab natuke õhutama, et näha, kas tekkis õõgumine kuskil. Väga tuline on. Siin on veidi sööstunud ka. Kohe ei näe seda. Hakkab mustaks tõmbama siit. Nii, ja vatt õõgub. Umaks läks siin trinak. Nii, kus ta on? Läheme selle kinni. Ja samamoodi läheb rohust või puukoorest linnupessa ja tuli olemas. Ehk et vatt ja tuhk on väga kiire. Ja siis nüüd ootab siis ees väljakutse. Et trenni on hea teha, trenni tuleb teha, aga trenni võib lõpmatult teha, vahepeal peab ikka võistlema ka. Nii et tuleb üleelamisväljakutse ja vaatan, kus ma siin leian nüüd lähimal see nädal äkki juba või järgmisel nädalal hiljemalt tahaks teha, et mõned kohustused on vahel, aga lähen siis välja ja proovin need asjad kõik minimaalse varustusega ära teha. Ja nüüd kas ma lähen noa või kirvega ainult, see sõltub, ma ei tea, vaatan, mõtlen veel, kui head lapsed te olete. Et no vaatan, kui kutsuge kõik 2 sõpra juurde jälgima kanalit ja siis on mul ka motivatsiooni rohkem, et lähen suurema challenge'i poole. Et muidu teen siukse mõnusa kämpimise ühe tööriistaga ilma söögita, ilma muu varustuseta, niisugune basic, et mees ja mets
ja kuidas sa siis hakkama saad, kui sul neid high-tech mänguasju ei ole. Nii et challenge ootab ees ja kutsuge sõpru ka jälgima ja siis juba lähipäevil kaon metsa ära ja vaatan, mis ma valmis suudan meisterdada siis, kas ma üldse hakkama saan. Aitäh vaatamast ja näeme. Üldiselt võib öelda, töötab.